Tervitus siis kõigile kuulajatele. Mõtlesin seda, et mind esitleti juhatuse liikmena. Tegelikult ma eelkõige defineerin ennast ikkagi õpetajana, ikka ja alati. Ja huvitav on siin olla niimoodi, et see ettekandjate koosseis, kes siin oli, et ühte ma tunnen ülikooli õpingute aegadest ja teine siis Piret on tegelikult see põhjus, miks ma olen üldse õpetaja suuresti, et niimoodi ma sinna Kesk-Eestisse sattusin, et kui Paidest oli juttu, siis mina olen Paide linna lähedal õpetaja Väätsa koolis olnud ja siis selle ühingu juurde sattusin ka suuresti seetõttu, et siin mõned eelkõnelejad, kes on olnud, esitasidki kutse, et sükke asi võiks nagu ellu ärgata. Ja see aeg, kui nad seda ette panid, et sükke ühing tuleks teha, see oli 2017 sügis, täpselt samuti selle konverentsi aegu. Ja siis oli üks hetk, kus tegelikult oli sükene moment isegi, kus ei olnud otse sükest edasitormamise tunnet, vaid küsimus, et kellele ja miks seda tehakse. Ja läksin ühe tuttava juurde, majutusin ta juures, kui ma olin ühes teises Eesti paigas, kodust eemal. Ja tema on tegelenud üle 20 aasta juba looduskaitsega ja isegi oma looduskooli asutanud. Ja küsisin siis temalt, et kas sellist organisatsiooni on Eestile tarvis või Eesti inimestele. Ja ütles selle peale, et esimese hooga, et ei ole tegelikult neid uusi igasuguseid ühendusi, MTÜ-sid ja sihtasutusi tarvis luua. Ta sel hetkel oli ilmselt natukene juba pettunud või meelestatud selliselt, et oli näinud, kui raske on looduskaitsetöö ja uute ühenduste loomine võib-olla veelgi killustaks pilti. Ja nüüd siis 3 aastat hiljem olen ma siin mõneti selle ülesandega, et nagu põhjendada, miks see ühing on olnud kasulik või mida ta on teinud. Et kas tal oli siis mõte või nagu see eelkõneldud sõber siis mainis, et võib-olla see killustab lihtsalt pilti. Tegelikult jah, see oli see alguslugu. Aga kui ma alustan enda rollist üldse ühingus, siis ma sealt teengi otsa lahti, mida mina olen selles ühenduses teinud. Olen korraldanud ühisüritusi neile inimestele, kes kokku peaksid saama või kokku kutsutama. Ja oleme juba 3. aastat tegelikult teinud koolitusseeriat ja suveakadeemiat. Et üks nii-öelda siis roll meil selle keskkonnahariduse teadlikkuse tegevuskava raames, selle ühingu roll oligi ühendada neid inimesi, et nad saaksid koos käia, saaksid koos arutleda ja nad üksteise nägusid tunneksid. Mina ise nagu selles valdkonnas natukene uue inimesena tegelikult saingi nende ürituste kaudu alles selle seltskonnaga tuttavaks, mida ma siis ise tegelikult korraldama hakkasin juba niimoodi toorelt ja roheliselt. Sel aastal, mis nüüd möödus, ehk siis möödunud õppeaastast räägime, oli tegelikult 3 koolitust jällegi toimunud. Käisime Tallinnas seal energiaavastuskeskuses, siis Särghaual õppimas maavarade kohta ja nüüd, kuna see kevadine keeruline olukord lükkas koolituspäeva edasi, käisime ka just üleeile püsimetsanduse koolituspäeval Palupõhjal. Ja nende osalejaskonnas on olnud siis keskkonnaharidusega tegelevaid õpetajaid, enamasti on nad loodusainete õpetajad ja seal sekka ka mõned ametnikud või siis inimesed kas siis omavalitsustest või näiteks retkejuhidki. Et need üritusi oleme 3 tükki aastas teinud ja nüüd, et natuke ettepoole vaadata, siis mis on nagu see eesseisev eesmärk, et kui ma mainisin, et meil on suuresti sükene loodus teemaline õpetajaskond või haridusinimeste seltskond koos, teeme seekord siis tuleval õppeaastal 3-osalise seeria, mida me teeme hoopis tükis koostöös Tallinna Ülikooli töörühmaga Seemik. Sealt Seemikust on täna olnud siin laval juba Liisa Puussepp ja Mihkel Kangur ja MTÜ Mondoga, kes tegeleb maailmahariduse teemadega ja globaalsema vaatega. Ja hooaja eesmärk ongi senisest enam seostada neid keskkonnahariduslikke tegevusi kodanikuühiskonnaga, isegi erasektoriga ning nende humanitaar- ja
aladega hariduses. Et siin oli ju see teema juba päeva alguses saadik, et keskkonnateadlikkusuuring on avalikustatud. Mihkel ilusti lõi siin ette need protsendid, et 91% tunneb vastutust, aga lõpuks 30% reaalselt tegutseb mingisuguse idee nimel. See, et see tegevus ei jääks lihtsalt loodusinimeste unelmaks, siis tulebki kaasata neid humanitaar-sotsiaalalade inimesi, kes lõimiksid seda teemat nagu kooli õppekavadesse laiemalt kui lihtsalt bioloogiatunnis või füüsikatunnis. Ja esimene üritus sellest uuest seeriast, ma saan kohe siin reklaami teha, on kliimamuutused tänases infoväljas, et kuidas käsitletakse tõde ja väärmõisteid, eriti meediaruumis. Ja juba saab sinna registreeruda ja ootame siitki osalejad praeguste kuulajate seast. Nüüd ma saan natuke tutvustada seda ka, et mis toimub parasjagu siis uue koolituste töörühmaga ja jõuan ka selleni, et me räägime üldse selle ühingu tööstruktuurist. Et mina ise olen jäänud seda koolituste toimkonda nagu vedama, aga minu kõrvale on tekkinud väga tugevalt aktiivsust näidanud 2 ühingu liiget. Raul Savimaa, kes aitab siis sisu osas välja mõelda, mida teha, kellega teha ja mis on nende ettekannete sisu, mis siis kokku tulevad või töötubade sisu. Ja Reeli Ungarson, kes tegeleb sündmuskorraldusega. Ja miks on selline eraldi liige meil rühmas nagu sündmuskorraldaja? Et ma tahan tuua kohe ühe näite, et ma siin ühe sõbraga, kes siin konverentsil osaleb, tükk aega arutlesin, et kuidas pehmelt ühte teemat nagu edasi anda. Et Reeli on selline imeline inimene, kes peab suurt aeda. Ja üleeilsel koolituspäeval tema oli siis meie toitlustaja. Sündmuskorraldus tähendab siis seda, et mis on kõik taustajõud. Ja toitlustajana tuli ta eelmisel õhtul kohale, ta oli valmistanud 1-teist juba teinud. Isegi suppi oli valmis teinud ja jahutan maha ja järgmisel päeval soendas selle ülesse. Inimesed olid nautinud tema maitsvat leiba, igasuguseid hummuseid, asju, mis ta kaasa oli võtnud. Supid olid väga maitsvad ja siis päeva käigus sai nagu ilmsiks, et tegelikult see, mis ta valmistas ja tegi, küsisin siis, et kus sa nagu need asjad ostsid, millest sa selle kõik tegid, et tundub väga nagu naturaalne kraam. Ta ütles, et 90% tema supi koostisosadest on tal endal aias kasvatatud. Ja isegi selleni välja, et oli küpsetanud leiva ja teinud isegi leivamäärde ise oma kasvatatud asjadest. Ütles, et ostis nagu rukki põldu juurde, et saaks ise oma jahuga teha veel järgmine aasta. Et see on lihtsalt vihje sellele, et me üritame nagu koolitusüritusi korraldades lõpuni välja olla eeskujuks ka selles vallas, et mismoodi neid üritusi teha. Kas see, mis meil toidukraamina on laual ja söömiseks, on kuskilt ookeanite tagant ja millegiga kas siis üle pritsitud või mis tahes moel töödeldud või on see tegelikult siin samas hooajaline kraam, eriti suve lõpuajast rääkides, eks ole, kus on nii külluslikult meil kõike ju varasalvet täis. Et selle tõttu on meil eraldi sündmuskorralduse inimene ja ta on tõesti selles mõttes imeline liige meil, et ta aitab meil seda suunda vedada. 2018 Suveakadeemias toodi välja kriitika, et miks meil on võõramaised viljad laudu täis ja pakideed erinevad, et siis on nüüd võimalus vigade parandust teha. Liigun edasi sellest koolituste teemast siis. Et Suveakadeemia on üks neist ühisüritustest, mis suveti toimub ja ütlen, et sel aastal, kuigi oli paljud, kes pelgasid, kas tasub viirusolude tõttu tulla kohale ja oli ka neid, kes olid Looduskaitse 110 Saaremaa konverentsil, siis saime tegelikult tehtud väga meeleoluka sündmuse selle suhteliselt piiratud osalejaskonnaga, kes siis kohale sai tulla. Et ikkagi keskkonnahariduse sündmused enamasti on toimunud meil õues või on õuel orienteeritud, kui ilm vähegi lubab ja inimesed on ju ka sellised, kes justkui on need looduses liikujad. Nüüd me osalesime ka sellises asjas, nagu oli Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arenguhüppe ettevalmistus. Suvel oli motiveeriv näha, et 45 inimest tuli keset juuni ja juulikuud kokku, et päriselt arutleda selle ühingu arengu üle. Ja
leppisime kokku, et septembris nüüd taotleme rahastust, et ühingul saaks olema konkreetsem töökorraldus just selles mõttes, et me saaksime ühingu siseselt moodustatud töörühmad teatud teemade ümber, mis vajavad eestvedamist. Et ei oleks ainult üks juhatus, kes suhteliselt pimedas nurgataguses peab ise seda arutelu ja seda koormat kandma, vaid et saakski lahti selle jutu ja selle aktiivsuse liikmete seas. Ja need töörühmad lihtsalt, et oleks nimetatud, siis on meil koolitustöörühm, millest ma juba rääkisin, mida ma ise vean, on tugeva võrgustiku rühm, mis loobki neid rühmi ja hoiab neid koos. Kommunikatsioon, kuidas väljapoole ja seespool kommunikeerida. Huvikaitse ehk siis kuidas oleks ühingu liikmete huvid esindatud. Ja kvaliteeditöörühm, ehk siis sellest on juba pikka aega räägitud, et keskkonnahariduses tahaksime ühtlustada või siis tõsta seda haridusprogrammide kvaliteeti. Ja siin on siis lisainfot neile, kes slaide pärast vaatavad, et kuidas saada infot, et olla kaasatud sellesse mõnda töörühma ja lugeda täpsemalt selle kohta, et siis kaasa teha. Nii, aga me oleme tegelenud ka siis lisaks koolitustele selle kvaliteedi teemaga, et kuidas oleks programmid võimalik kvaliteetsed, on programme läbi hinnatud ja jätkub see hindamine endiselt, sest kui sa teed programmi praegu, sa tahad, et ikkagi sa selle märgise kas saaks või siis saad taodelda seda vähemalt. Ja see läbimõeldud programmi projekt nii-öelda siis tipnes sellega, et meil on esitatud või läbi hinnatud ligi 500 programmi kirjeldust juba ja kvaliteedimärgis on neist ka paljudele omistatud. See on siis Muraka kujuline märgis, läbimõeldud programm, mida te siis näete keskkonnaharidus.ee lehel näiteks programmide juures. Et see annab nagu tagatise, et see programm on mingisuguse eelkontrolli läbinud, et tal on selline baaskvaliteet vähemalt kirjelduste järgi ja õpiväljundite järgi tagatud. Ja teine aste peaks olema siis selles kvaliteedis see juhendamise kvaliteet. See ei tähenda seda, et inimene, kes juhendab programmi, talle tuleb selja taha inspektor, kes väga rangelt teeb märkmed tema tegevuse kohta. Pigem seda, et me üritame abistada juhendajaid selles, et kuidas olla paremad juhendajad. Ja selle projekt praegu ei läinud käima, lihtsalt teatud selliste erisuste pärast, mis KIK-il olid rahastamise osas. Aga me saame järgmisel aastal sellele ilmselt rahastuse ikkagi taha taodeldud. Niisiis. Ja kui rääkida sellest, et võib-olla mis asi see huvikaitse on, siis samuti üks teema, millega edasi tegeleme Vabaühenduste Liidu abiga. Lihtsalt näide, meile mängiti kätte hea näide siis sel kevadel, kui oli olukord, kus keskkonnahariduskeskused ja retkejuhid jäid nagu justkui Keskkonnaministeeriumi ja Haridus-Teadusministeeriumi haldusala vahele ja tekib küsimus, et kes nende heaolu eest ja ellujäämise eest hoolitseb. Ja sai siis töötatud välja selline toetusmeede nendele keskustele selle lobitöö tulemusena, mis me siis pidime sel kriisi ajal tegema. Jätan need viimased ettekandeminutid sellele, et kirjeldada, mis on need sihid, milleni me tahame ikkagi jõuda. Esiteks hästi heaks selliseks tugisambaks on olnud see, et meil on olnud tegevjuht, kes igapäevaselt päeva järel ühingu asjadega tegeleb. Tahame selle säilitada. See tuleb Keskkonnaministeeriumi tegevustoetuse rahadest, et see tegevjuhi koht saaks säilida. Siis nagu ma mainisin uues koolitusseerias, tahame laiendada seda liikmeskonda laiemaks, kui on lihtsalt loodushariduse inimesed, et oleks ka ajalõpetajad, ühiskonnaõpetajad, sotsiaalaladelt teisi inimesi. Siis algatada just see teine etapp kvaliteediprogrammist, mis on siis juhendajate kvaliteedi enesehindamine. Teha läbi see KÜSK-i arenguhüpe, mis on siis nende töörühmade käivitamine. Siis rohepeegli nimeline enesehindamise töörist, mis ühing on enda vedada võtnud, et selgitada välja, kes sellega jätkab. Ja Suveakadeemia järgmisel aastal võib toimuda juba koostöös naaberriikidega. Ning teadaolevalt ka järgmine aasta lõpeb siis selle juhatuse koosseisu mandaat, mis tõttu loodame, et siis uued juhatuse liikmed tulevad esile ja aitavad meil uue koosseisu edukalt ametisse saada. Et tähistame siis 3. sünnipäeva, nagu ma alguses mainisin ja tarkust jõud meile siis edaspidiseks. Ja.
Palju õnne sinule samamoodi. Aitäh. Aitäh ettekande eest ka, et meil on nüüd võimalus esitada mõned küsimused. Vaatame kohe, mida siis keskkonnahariduse arengute kohta meilt küsitakse. Julgelt veel, kes nüüd Joonast kuulasid, just leidke sealt see Q ja A nupp, vajutage sinna, pange oma küsimus kirja. Mina küsin alustuseks, et 3 aastat olete nüüd tegutsenud, ühing on üsna noor, aga väga tegus. Kui raske on selle ühingu töö osas just nende inimeste kooshoidmine? Ma usun, et praegu veel motivatsiooni on, aga põhimõtteliselt, kas te olete endale aru andnud, te olete kulda väärt inimesed? Mis siis juhtub, kui ühel hetkel keegi sealt tahab ära minna? Kas te leiate uued? Mulle tundub sedasi, et eile käis näiteks enda koolis külas üks seltskond, kus tulid Ida-Virumaa nurgast ja ma mõtlesin, et seda nurka just ühing ei ole avastanud. Inimesed olid seal siis sellised, et üks õpetaja, kes rääkis, küsisidki nõu, kuidas saada nagu keskkonnateadlikku või rohelist kooli luua koos omavalitsusametnikega ja kuuldes, mida nad räägivad, tegelikult ma sain aru, et need inimesed küll ei ole ühingu liikmed, aga nad tegelikult juba teostavad neid asju igapäevaselt, mida tegelikult ühing üritab nagu soosida inimesi tegema. Et tegelikult, kui seda ühingut ei oleks, siis need inimesed endiselt ilmselt teeksid neid asju, aga näiteks mina mõtlen ise õpetaja, nagu palju on rikastab mind see, et ma nende inimestega igapäevaselt kokku puutun ja ütleme nii, et küllap nad leiaksid viisi, et kuidagi formeerida, aga nii kaua, kui on need inimesi, kes särasilmsena tulevad, uusi praktikaid jagavad, nagu siin oli kas või see mesinduse sidumine õppekavasse, eks ole, siis see hoiabki mind näiteks motiveerituna, ma tahan sellist ühingut eest vedada, eks ole, ja ma loodan ka teisi ühingu eest vedavaid liikmeid. Ja seda üksteise leidmist ja koostööd võiks siis täitsa kohe julgelt niimoodi väljakutsena siin välja öelda, et teid leitakse, teie leiaksite neid, kes tahavad teha? No muidugi, et selle ühingu liikmesusega ei kaasne ju mitte mingisugust muud sellist suurt rolli, kui sa seda endale ei võta, aga sa saad alati osaleda üritustel ja saad sellest kasu, et sa saad praktikaid vahetada teiste liikmetega. Siin on tulnud üks küsimus, et kuidas saab enda programmile Muraka märgise? Enda programm tuleb esitada hindamisele Keskkonnahariduseühingule ja siin oli ka kirjas see, et ettekande sees, kuidas seda teha, et meil on selline kontaktisik nagu Anne Kivinuk ühingus, kes otseselt tegeleb sellega, et ta vahendabki selle programmi siis hindajatele, kui vaja, ja kui te sealt kaudu ei leia võib-olla kohest vastust, siis Keskkonnahariduseühingu üldkirjakasti selle soovib otsatate, siis kindlasti saate abi selles. Väga tore, meil on siin, vaatan, kas veel üks tore lõpetuse küsimus. Jaa, kui palju on teil ühingu liikmeid ja kes nad on? Võib-olla see ka julgustab, et me teame natuke nende taustast, kui teha lühike kokkuvõte. Ühingu liikmeskonnas on praegu üle 100 inimesi ja mul seda jooksvat arvestust niimoodi silmes ei ole, aga mäletan viimast arvu vist 108. Aga suuresti olid nad tegelikult inimesed, kes olid 2018 konverentsil või 2017 konverentsil kohal ja reaalselt lõid selle ühingu nagu suure üldkoosoleku käigus väga suure rahva ees. Et sinna otsa on lisandunud mõnikümmend liiget, aga olulisem võib-olla on see, kui palju on neid aktiivseid liikmeid ja kui palju on neid inimesi, kes võib-olla ei ole liikmed, aga osalevad ikkagi meie üritustel. Ja kui rääkida nende profiilist, siis tüpaažilt on nad siiski tihtilugu kas seotud mõne kooliga või looduskooliga, aga tahaks järjest rohkem näha seda, et nad on seotud võib-olla ka siis kodanikuühiskonna algatustega, võib-olla isegi omavalitsuse või mõne erasektori ettevõttega, et see on väga-väga oodatud, et just laiendada seda haaret. Suur tänu veel kord hea ettekande eest ja palju edu ühingu tegemistes. Aitäh!